Nüüd on lõplikult selge, miks Ukraina president Volodõmõr Zelenski peab pärast kaitseministri Fjodorovi vallandamist eraldi kohtumisi Ukraina relvajõudude armee korpuste komandööridega. Need polnud lihtsalt aruanded olukorrast rindel, tegelikult valiti nende käigus uut Ukraina relvajõudude ülemjuhatajat. Sest nagu teatab Financial Times, viidates Ukraina administratsiooni kõrgetasemelisele ametnikule, on järgmisena vallandamise järjekorras Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski. Zelenski kaalub tema vallandamist taustal, tsiteerin Financial Timesi, suurimat sõjalise juhtkonna kriisi kogu oma presidendi aja jooksul. Ja see ongi märkimisväärne. Nädal tagasi valis Zelenski Sõrski, ohverdas Fedorovi, aga täna otsib ta juba Sõrskile asendajat. Mis nädalaga muutus? Võib-olla mõjutas tänavasurve, võib-olla mõjutasid protestid. Selles saates räägime sellest, kuidas protestid Fedorovi toetuseks kasvasid üle kampaaniaks ülemjuhataja vastu ja sundisid presidenti meelt muutma, keda pakutakse Oleksandr Sõrski asemele ning miks see võib juhtuda. Muutuda kogu sõjalise juhtkonna massiliseks puhastuseks ja kuidas värske signaal sellesse kõigesse sobitub. Praegu valmistab Venemaa ette vähemalt 500 000 inimese mobilisatsiooni. Vaatame siis koos, mis siin toimub. Minu nimi on Aleksei Betši ja enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole, seega olen isiklikult tänulik teie tellimuse eest. Nii et mäletate, alles paar päeva tagasi arutasime teiega Mihhail Fjodorovi tagasiastumise teemat. Ma rääkisin sellest, et Zelenski ütles Sluha Naroda kinnisel fraktsiooni koosolekul, et tegelikult tuleks nii Fjodorov kui Sõrski ametist vabastada. Ja me imestasime siis, miks valiti just Fjodorov, aga Sõrski jäeti ametisse. Ja nüüd šokeerib Financial Times täna uue infoga. Presidendi administratsiooni allikate sõnul on Zelenski valmis ka Sõrski ametist vabastama, kuid ainult ühel tingimusel. Kui leitakse komandör, kes suudab tagada sujuva, ütleme siis tõrgeteta volituste üleandmise ja samal ajal hoida kaitset kogu üle 1200 kilomeetri pikkusel rindejoonel. Ehk siis küsimus ei ole selles, kas Oleksandr Sõrski vallandada või mitte. Otsus on sisuliselt juba küps. Küsimus on selles, et mitte lasta rindel kokku variseda hetkel, kui korraga vahetatakse nii kaitseminister kui ka Ukraina relvajõudude ülemjuhataja. Ja just selleks president kogubki komandöre kokku. Me näeme, et juba teist päeva järjest käivad tema juures aru andmas erinevate armeekorpuste ja polkude komandörid. Financial Times kirjutab otse, et sel nädalavahetusel kohtub Zelenski sõjaväelastega, et kuulata nende hinnangut olukorrale lahinguväljal ja pidada vestlusi kandidaatidega ülemjuhataja ametikohale. See tähendab, et see ei ole lihtsalt katse kuulata aruandeid rindel. Ei, see ongi täpselt nii, nagu Financial Times kirjeldab. Vestlus. See tähendab, et need ongi need kandidaatide ülevaatused, millest me teiega rääkisime. Ukraina allikate andmetel oodatakse kandidaatidega intervjuusid just nädalavahetusel, nimelt 18. ja 19. juulil. Kuigi tuletan meelde, et 17 kuupäeval olid juba teatud nõupidamised ja Zelenski andis isegi ühe huvitava lubaduse. Zelenski kinnitas, et ta kuulas ära lahingukomandööride aruanded kõige pingelisemates suundades toimuva kohta ning teatas ülemjuhataja staabi koosoleku toimumisest. Ja nüüd võtmemoment, mida Financial Times nimetab otse ja mis praegu pöörab kogu mööduva nädala pildi pea peale. Tsiteerin. Oleksandr Sõrski vallandamist hakkas president Zelenski kaaluma alles pärast seda, kui reede õhtul Mihhail Fedorovi vallandamise tõttu alanud protestid kasvasid laiemaks kampaaniaks juba ülemjuhataja vastu. Tuhanded ukrainlased kogunesid presidendi administratsiooni hoone ette. See oli üks suurimaid proteste viimaste aastate jooksul. Inimesed toetasid ülemjuhatajat. Sõrski, lahku! Ja just see tänav, mitte tagatubade intriigid. Financial Timesi andmetel sai just see teguriks, mis pani president Zelenski mõtlema Ukraina relvajõudude ülemjuhataja vahetamisele. Tähendab, mõned päevad tagasi asus Zelenski Sõrski poolele Fjodorovi vastu, aga Fjodorovi rahvas tänaval hääletas selle otsuse sisuliselt ümber. Vähemalt nii esitab seda Financial Times. Ja et aru saada, miks kõik nii keeruliseks läks, astume korraks sammu tagasi selle juurde, mida Fjodorov ise rääkis. Tuletan lühidalt meelde, et pärast oma vallandamist toimunud briefingul avaldas ta peamise. Just Oleksandr Sõrski esitas Ukraina presidendile ultimaatumi.
kas ülemjuhataja või kaitseminister. Fjodorov tema sõnul pakkus Zelenskile välja kardinaalse personalilahenduse, vahetada välja nii ülemjuhataja Sõrski kui ka kindralstaabi ülema Hnatovi, ehk siis mõlemad korraga. Pealegi oli Fjodorovi sõnastus kõnekas, tsitaat. Meil pole muud väljapääsu, kui tahame vaenlast asümmeetriliselt võita ja minimeerida kaotusi. Ning siis Zelenski Fjodorovi sõnul seda vahetust ei toetanud. Aga nüüd üks detail, mis seletab, miks Sõrski vahetus ei pruugi olla üksikjuhtum, vaid võib muutuda millekski suuremaks. Aga ma ütleksin, et massiline puhastus või kogu relvajõudude juhtkonna massiline vahetus. Tuletage meelde, mida Zelenski ütles kinnisel kohtumisel Rahvateeneri fraktsiooniga Ukraina Pravda andmetel. Tsitaat. Tegelikult oleks pidanud mõlemad, nii Fjodorovi kui Sõrski vallandama, aga praegu ma ei saa mõlemad korraga lahti lasta. See tähendab, et president tunnistas ise, et ka ülemjuhataja tuleks välja vahetada. Lihtsalt ta ei saanud seda teha samaaegselt kaitseministriga, et mitte kõike korraga kokku kukutada. Kuid kindlasti mitte samaaegselt kaitseministriga, et mitte kõike korraga kokku kukutada. Nüüd ta tõesti eemaldab Sõrski. Kui me usume Financial Timesi andmeid, siis on loogiline, et välja vahetatakse ka kogu tema meeskond. Nagu protestidel nimetati postsovetlikku blokki, sealhulgas Ukraina relvajõudude kindralstaapi. Seetõttu polegi üllatav, kui tõesti järgneb selline ahelreaktsioon ja kogu Ukraina relvajõudude juhtkond vahetatakse välja. Jätk. Mis on selle konflikti juur? Selle sõnastas suurepäraselt Ukraina kaitseministeeriumi avaliku korruptsioonivastase nõukogu juht, veteran Juri Kudumenko. See on, nagu ta väljendas, tsitaat, konflikt noore tehnokraadi ja peamiselt postsovetliku sõjakooli kindrali vahel. Fjodorov tahtis kõik digiteerida, mõõta komandöride tõhusust andmete põhjal, ehitada armee üles tehnoloogiate ja droonide ümber. Sõrski, vana vertikaali esindaja, andis ülemustele teada, et kõik on korras. Ja need kaks maailma, nagu Fjodorov ise ütles, lihtsalt ei kuulanud enam teineteist. Ja siin tasub meenutada endise Azovi staabi ülema Bogdan Krotevitši tappa tsitaati. See seretab kogu niinimetatud vana kooli probleemi, millest Sõrski juhindub. Järgneb tema tsitaat. Venelased lõpetasid oma armees valetamise kuskil 2024 aasta alguses. Nemad lõpetasid valetamise, aga meie alustasime. Just selle valetamise kultuuri vastu ülespoole, mida kehastab postsovetlik kindralite koolkond, ongi noorem ohvitserkond üles tõusnud. Asi kelli aga. 10 lahinguvälised surmad samast kohast, nagu nüüd väidavad ka sõjaväelased ise. Nüüd sellest, keda pakutakse Aleksandr Sõrski asemele. Ja siin tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest infoväli kuviseb praegu lihtsalt infost. Praegu Aleksandr Sõrski pooldajad ja vastavalt Fjodorovi vastased juba kirjutavad tohutuid pikki tekste sellest, kuidas Fjodorov olevat sadade tuhandete dollaritega ära ostnud maailma meediaväljaanded, kes just protestide ajal hakkasid temast postitusi tegema, hakkasid kirjutama terveid artikleid, et oi, see pole võimalik. Mõned imestasid selle üle, et protest toimub ja 1,5 tunni pärast ilmub veebiväljaandes The Economist kohe artikkel Fjodorovist ja protestidest. Ja inimesed imestasid, kuidas on võimalik 1,5 tunniga materjal valmis teha. Lihtne, see ongi reporteri töö, kes peab nii kiiresti reageerima ja olukorda kajastama. Lisaks ma avaldan väikese saladuse. Kõigil toimetustel on teatud infopõhjad olemas. Tõesti, need infopõhjad on olemas selleks, et saaks kohe anda aktuaalset infot ja lisada valmis materjali. Siin ongi artikkel valmis. Infopõhi tähendab seda infot, mis ei ole seotud konkreetse sündmusega. Näiteks kirjeldab Fjodorovit, kirjeldab kaitseministeeriumi, kirjeldab tema reforme ja nii edasi ja nii edasi. See kõik on juba ammu valmis pandud ja ootab kasutamist. See pole üldse mingi saladus. Iga toimetus töötabki nii. No vot, ja siis hakati kirjutama, et vaadake, maailma meedia hakkas Fjodorovist kirjutama, Fjodorovit kaitsma, see tähendab, et need ja need eraldavad raha protestideks. Need rahad eraldatakse tellimusartiklite jaoks ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, selline pool on olemas, seda ei saa kõrvale jätta. Aga siiski, seda infolainet aetakse praegu üles. Nii, samal ajal ei nimeta Financial Times ametlikult ühtegi kandidaadi nime Sõrski asemele. Seal lihtsalt kirjutatakse, et toimuvad vestlused. Ukraina infoväljas arutatakse juba mitme uue põlvkonna edukate korpuse komandöri kandidatuuri.
just neid, kelle asümmeetrilist filosoofiat edendas Mihhail Fjodorov, kuid usaldusväärsetes allikates pole nimede osas veel konkreetseid andmeid. Seetõttu ei hakka ka mina ette rutates midagi täpsemalt ütlema. Eraldi tahan hoiatada. Venemaa uudisvood juba levitavad infot, paiskavad välja erinevaid versioone. Näiteks, et Zelenski määrab väidetavalt ülemjuhatajaks luurejuhi Budanovi. Nii et see tuleb viitega TASSi allikatele. See tähendab, et see on Kremlist tulnud valeinfo, mitte mingisugune kinnitatud teave. Ja sellesse tulebki vastavalt suhtuda. Tõelised kandidaadid saavad teatavaks pärast nende nädalavahetuse kohtumiste tulemusi. Praegu fikseerime ausalt, et kandidaati pole nimetatud, käib valik. Ja info selle kohta, et Sirskõi asemele valmistatakse kedagi, pärineb Financial Timesilt. Oluline on ka teine nüanss. Sirskõid nimetatakse läänes ja Ukraina meedias juba ammu karmi hüüdnimega lihunik. Tema pühendumus positsiooni hoidmisele iga hinna eest seostatakse kriitikute poolt suurte kaotustega. Ja Financial Times kasutab seda hüüdnime otse. See tähendab, et Sirski väljavahetamine oli ühtlasi ka sõjalise filosoofia muutus. Fjodorovi sõnul tähendab see üleminekut iga hinna eest positsioonide hoidmiselt asümmeetrilisele võitmisele minimaalsete kaotustega. See on pigem ideoloogiline pööre, mitte lihtsalt ametite ümberjagamine. Ja nüüd sellest, miks kogu selle segaduse ajastus on eriti ohtlik või ütleksin eriti kõnekas kui ettevalmistuse etapp millekski suuremaks. Sest kogu see segadus toimub täpselt sel hetkel, kui Venemaa valmistab ette uut lööki. Ukraina luure andmetel valmistab Kreml ette enam kui 500 000 inimese mobiliseerimist, 500 000. See on märk uuest suurest pealetungi lainest ja Ukraina läheneb sellele olukorras, kus kogu tema sõjaline ja poliitiline juhtkond vahetub korraga. See tähendab, et kaitseminister on vallandatud, uue ülemjuhataja kandidaat vaadatakse üle ja kindralstaabi saatus on küsimärgi all. Ja tuletan meelde, et ülemraada koguneb alles 18. augustil. Siin ongi kogu hetke teravus. Ühelt poolt koondab Venemaa sel sügisel 500 000 mobilisatsiooniväge, teiselt poolt viib Ukraina selle kõige keskel läbi sõja suurima juhtkonna ümberkorralduse. Siin tekibki see küsimus, mille tõttu Financial Times kirjutab sujuvast volituste üleandmisest. Ehk siis, kuidas vahetada välja ülemjuhataja suurel rindel nii, et vaenlane ei kasutaks seda ülemineku hetke ära? See on nagu lahtise südame operatsioon jooksu pealt, see tähendab, et see on ülimalt keeruline. Ja ma saan aru, et praegu on tõenäoliselt mingid muudatused küpsemas, seda on vaja teha, aga seda tuleb teha nii kirurgilise täpsusega, et jumala eest ei tekiks mingeid kaotusi. Samal ajal, ausalt ja paanikata, on asjal ka teine külg. Need samad komandöörid, keda Volodõmõr Zelenski ära kuulas, teatasid talle presidendi enda sõnul Vene vägede degradeerumisest ja Ukraina üksuste normaalsest logistilisest varustatusest. See tähendab, et rinne ei varise kokku. Mitmes kohas on initsiatiiv Ukraina käes ja ülemjuhataja vahetus lahinguohvitseride altpoolt tuleva surve tõttu ei ole tingimata nõrkuse märk. See võib olla ka tervenemine. Ehk siis kõrvaldada ülespoole valetamise kultuur, nagu seda nimetatakse, enne uue Vene löögi vastuvõtmist. Teeme kokkuvõtte. Selle nädala pilt kujuneb selgeks süžeeliiniks. Alguses surus Sirski ultimaatumiga läbi Fjodorovi vallandamise ja võitis. Siis tuli rahvas tänavatele hüüdes Sirski, kao minema ja justkui pööras selle otsuse ümber. Siin tuleb hinnangutega olla ettevaatlik. Nüüd, Financial Timesi andmetel otsib president Sirski asemele uut ülemjuhatajat, korraldades kandidaatide ülevaatuse otse sel nädalavahetusel. See tähendab, et inimene, kes veel mõned päevad tagasi oli sisemise võitluse võitja, Sirski, võib täna olla järgmine, kes lahkub. Ja nagu Zelenski ise tunnistas, oleks pidanud mõlemad vallandama. Ja see pole veel lõpp. See on laiemate puhastuste algus, võib-olla isegi kindralstaabi vastu suunatud. Ja lisaks tuleb mõista, et kui see tõesti juhtub, siis kõik lääne meediaväljaanded kirjutavad praegu, et see saab olema filosoofia muutus. Positsioonide hoidmiselt iga hinna eest minnakse üle võidule minimaalsete kaotustega. Seda nõudmist esitasid altpoolt ehk noored kandidaadid ja protestijad. Nüüd on ainult üks küsimus ja see on kriitiline. Kas Ukraina jõuab selle massilise juhtkonna vahetuse sujuvalt ja kiiresti läbi viia enne, kui Venemaa saadab lahingusse oma lubatud 500 000 mobiliseeritud? Kui uskuda Financial Timesi, siis uue ülemjuhataja väljavalimine toimub praegu otsekohe.
ka ülemjuhataja staabi istung on samuti kohe tulekul, seega hoiame olukorral silma peal. Tundub, et kogu juhtkonda ootab ees suur ümberkorraldus. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!